üks vooseisund võiks kesta, ütleme 120 minutit ja see tuleks lõpetada kõige magusamal hetkel, sest vooseisund viib kõige kiiremini läbi põlemiseni. Pärast kella 2 just tahaks ühe sellise värskendava kohvi võtta, sest et siis on ju see, et silm hakkab looja minema pärast seda lõunasööki ja siis see paneb sind tarduma ja mitte midagi tegema. Täpselt see, et sul on need mõtted kõik peas. Esimene samm, praktiline samm, kuidas välja saada sellest overwhelmist. Töö on hea, nii hea. Kui tööle, siis rõõmuga. Tere tulemast kuulama järgimist cv.ee tööelublogi episoodi. See episood keskendub meil, võib-olla võiks öelda siis natuke ajule, sellele, kuidas meie aju mõjutab meie töötervist ja meie üldist füüsilist tervist ja vaimset tervist, sest see on probleem, mis tundub hetkel olevat päris aktuaalne. Ja selleks puhuks oleme külla kutsunud Eveli Raudmetsa, kes on ajutervise treener. Tere, Eveli. Tere, Karl. Räägi mulle siis natuke sellest, et esiteks ajutervise treener, mis see tähendab? No suht sõna otses mõttes seda tähendabki, et meil on aju ja seda on vaja treenida, sest see on võrreldav lihastega, et kui teda ei treeni, siis ta samamoodi kärbub ja vananeb kiiremini on ju. Ja tervis, ehk siis mitte ainult trenn, vaid ka muu, mis seda tervist mõjutab. Ehk muu lähenemine on terviklik. Kuidas sa hindaksid tänapäevase rullimise ajastul, et kas inimese nagu aju on pigem nagu ülestimuleeritud, alastimuleeritud, sest aju võiks nagu areneda, kui ma kogu aeg rullin midagi ei või? Jaa, ei, väga hea küsimus. Absoluutselt ülestimuleeritud muidugi. Kui dopamin on see meie jahi ja saavuta hormoon on ju, siis see seade, mis on maailma targimate inimeste poolt mõeldud, just selleks, et me oleks seal ja tahaks seal olla, kurnab neid dopamini keskuseid ja dopamin on siis see õnnehormoon, mis meid paneb saavutama ja tulemusi taga ajama. Ja kui me seda keskust kõike kurname, siis on ilmselgelt ka tööelus ja üldse me enam neid päris tulemusi nii väga ei näe, on ju. Edu elamus on kiirelt käes ja. Aga arengut siis teoreetiliselt peaks olema, et aju meil nagu seisma ei tohiks jääda tänu sellele õnneks, et pigem näeme ainult arengut ettepoole. Aga miks ma üldse su siia episoodi täna kutsusin, oli see, et meil anti selline äge mänguasi nagu Neurovisor, Neurovisor, et me proovisime seda, osadele meeldis, osadele ei meeldinud. Mina kirjutasin väga nagu sellise paeluartikli selles osas, et me pakume ju mingid puuviljasid kontoris, eks ole, massaažitoole, aga miks mitte nagu pakkuda midagi sellist, eks ole. Et ma ei tea, räägime sellest mänguasjast natuke. Ma saan aru, et sina ise kasutad seda, sa oled kursis, mis asi see on, et kuidas selline asi aitab üldse nagu tööl, ma ei tea siis paremini stressiga toime tulla. Ja ma ise kasutan seda asja, ma ei tea, kas nüüd 3 aastat juba või? Aeg on nii kaua, et juba ei mäleta, on ju. Ja kuidas ta aitab? Ta on hästi unikaalne seade ja ta on, ütleme, lihtsustatult ta treenibki su aju. Aga kui me räägime stressist, siis stress tekib siis, kui me oleme nii pinges ja me oleme kohal ja meil on kõike nii palju ja me peame saavutama nii palju ja me ei saa justkui pausi võtta. Ja tänapäeva maailmas, kus seda infot on nii palju, müra on nii palju, nõudmisi on palju, mis on tihti ebaselged, on ju. Me ei oskagi pausi enam võtta. Täpselt sama nutiseadme scrollimine, on ju. Siis see seade aitab võtta, mis iganes hetkel päevas pausi 11 minutit. Ja see 11 minutit on piisav, ta on nagu turbomeditatsioon. Et ta toob sind hetke, ta rahustab seda emotsionaalset ajuosa maha ja parendab seda tegevjuhi ja kotsmiku sagara tööd. Ja sa suudab paremini fokusseerida, saavutada ja sa oled maandatud. Sa mainisid midagi, et see seade nagu, oletame, et kui tööandja võiks pakkuda või pakub sellist nagu seadeldist, et siis meil oli ka samasugune efekt, et 50% nagu ütles, et proovin täiega ja 50% oli see, et mina küll seda endale pähe ei pane. Et miks see nii on? Ja samamoodi ma olen mitmel inimesel lasknud seda proovida ja on selliseid, kelle on kohe tulemus, fantastiline, sõltub nüüd ka ajutüübist, mis ajupiirkond üle alaktiivsed on ju. Üldiselt sükestele ATH tüüpidele ja kelle on raske keskenduda, on ta kohe super. Aga siis need sükesed tihtipeale juhid ja sükesed väga tugevad spetsialistid, kes on mõnusad kontrollfriigid, kelle on kontrollivajadus suurem, mis on loomulik, sest nad on tihtilugu saavutanud selle, kus nad elus on tänu sellele, et neil on see tähelepanuvõime kontrollivajadus nii suur. Ja nende kogu tulemused sõltuvad sellest ja kui nemad selle seadme pähe panevad, siis see ju viib sind ära rändama kuskile meditatsioonis, mis toimub, mul ei ole enam kontrollist, tekib selline väike paanika hetkeks. Siis ma olen näinud ka, kui see on ära tõmmatud, mis asja.
no meil vist ei ole nagu tehniliselt väga palju mõtet rääkida sellest, kuidas see nagu päriselt selles nagu masina mõttes toimib või tehnoloogia mõttes, aga fakt on see, et see mingil määral peab toimima, sest muidu selline asi nagu maailmas ei oleks nii levinud, eks ole, see valgusteraapia. Võin lihtsustatult öelda, kui ma olen see teadlasega istunud ja arutanud pikalt kõike seda, mis töö seal sees on ju. Ta on valguse heli koosmõju siis, aga ta ei ole juhuslik, seal on matemaatilised vektorid taga, ajuteadusel põhinevad ülikoolide uuringutel, mis siis töötlevad mingeid ajupiirkonda, aitavad mingeid tulemusi saavutada. Et seal on nagu teadus taga ja siis loovus samuti. Okei. Aga nüüd tulles tagasi selle kontrolli juurde, et me tegelikult me näeme, et tänapäeva töömaailmas on ülisuur probleem on tööstress, et 60% inimestest, kuni 60% ütleb, et nad on kogenud tööstressi, eks ole. Eriti kindlasti on kogenud seda need inimesed, kes siis, kellel on raske nagu vabaks lasta mingisugustest, kas siis kontrolli ära anda või mis iganes, eks ole. Kui palju mõjutab see, et ma ei taha kontrolli ära anda minu sellist vaimset tervist? Korralikult, sest et kui ma kontrollin, siis see juba eeldab, et mul on stressihormoon kehas üsna kõrgel tasemel. See tähendab, et mingid piirkonnad ma ajus on kogu aeg valvel. Ma ei suuda lõõgastuda ja siis... Nagu selline pidev ärev oleks siis nagu, et ta lähed puhkusele, kas keegi saatis mulle e-maili, oot, ma pean seda mailboxi vaatama jälle ja... Ärevus on jah niimoodi, et ütleme kontroll, mis on ärevus. Ärevus on tulevikku projitseeritud kontrollivajadus. Ehk et kellel on suur kontrollivajadus, jällegi ei ole halba ega head. See teenib eesmärki, ta aitab tulemus saavutada. Aga kui ta pikalt kestab, siis see ärevus on ju, et ma tahan kontrollida tulevikku, et olla kindel, et ma saan sama tulevuse või sama jama juhtu, mis kunagi juhtus. Ma olen kogu aeg valves. Stress on kogu aeg üleval ja kogu aeg tahan kontrollida tulevikku ja ennustada seda. Ja ei ole hetkes, kes siis täna hetkes tegelikult asja ära teeb hästi, on ju. Ja produktiivsus tegelikult kannatab selle alt. Okei. Aga see on seotud ainult kontrollivajadusega või millegi muuga ka, sest et inimesed, ma tean inimesi, kes nagu ei taha kõike kontrollida, aga nad ikkagi millegi pärast on nagu ilges tööstressis. Mis see on? Hirm? Hirm ikkagi. Kuidas see mõjutab? Kui me räägime tööstressist, mis tekitab stressi, on see, et ma olen kuskil, mis iganes ametikohal, mul on vaja tunda ennast psühholoogiliselt turvaliselt, siis ma suudan optimeeritult tegutseda. Kui ma olen oma töös näen ajupilt, ehk see, kus ma olen õppinud USAs, on esimene siis kliinik, mis vaatab seda organit, mida töötab ehk aju. Ja kui inimene on hirmul, stressis või segaduses, siis ajupiirkonnad, mis on tulemuslikkusega saavutatud, verevarustus läheb kehvemaks. Nad ei suuda tegutseda. Nii, et seda tööstressi siis on ju see, et mul ei ole selgeid ootuseid, milline on see hea töö, mis ma pean tegema, milline on see tulemus, milline see peab välja nägema. Ei ole tööelu tasakaalu ehk see, et millal mu tööpäev tegelikult läbi saab, on ju. Et see ootus on nii suur, et töökoormus aina kasvab, sest et maailm on orienteeritud tulemuslikkusele, on ju. Ja see kõik tekitab stressi. Lisaks, kui ei ole tagasisidestamist, on ju, kolleegide vahelised suhted ei toimi. Üks suurimaid mõjutajaid on ärevusel kõigil on see, et kui ei maga piisavalt. On Williamson ja Feyer tegid uuringu, mis on võrdväärne tulemus, oli siis selline, et inimesed, kes ei maga piisavalt, on tööl olles põhimõtteliselt nagu oleks joobes, alkoholi joobes. Ja see on tulemuslikkuselt mõjutatav juba, on ju. Ehk et tööandjale on üsna oluline tegelikult võtta ka vastutus selle eest, kuidas ta koormab oma töötajaid ja mingil moel tulevikus loodetavasti garanteerida, et inimesed magaks piisavalt. See on hea selles point tegelikult, et kas organisatsioonid või ettevõtted võtavad seda üldse nagu piisavalt tõsiselt, et sina oma ajutervise treeneri karjääri jooksul, kas sa näed, et inimesed nagu tulevad, ütlevad pigem, et nagu kogu aeg on constant pressure nagu ettevõtte poolt või see ikkagi nagu teiselt poolt see küsimus on ka see, et kas inimene peaks ise teadlikumalt tegelema sellega, et kas see on üldse organisatsiooni või tööandja vastutus mingil tasandil? Eks tõde on keskel on ju kuskil, et jah, seesama seade, tuleme ikka see nutiseadme selle tänapäeva maailma juurde tagasi, et kõik on nii palju. Me tahame scrollida, me tahame seda pausi ja siis meie inimene on emotsionaalne, harjumuslik oleng. Me tahame mõelda, me oleme intelligentsed, aga me oleme ikkagi harjumuslikud. Siis me scrollime telefonis, see on meie pääsepaus, on ju. Hormoonid on meil sassis ja töö juures siis on ootused üleval. Ehk me teeme nii palju, kui me jaksame ja siis me võib-olla ei pane tähelegi, kui meie fookus hajub.
ja siis vaatame, et ahah, kell on nii palju, tööd pole nii palju tehtud, siis võib-olla lükkamegi neid üle tunde, on ju. Ja siis, kui me lõpuks jõuame koju, siis meil on niimoodi, nüüd ma sain lapsed magama, on ju, sain võib-olla mingi õhtusöögi tehtud, issand jumal, ma pean koristama, millal siis on minu aeg, on ju. Et need eluootused on nii suured ja neid on nii palju ja siis tihti inimesed ongi, et see kell 2, rääkides kogemusest, on ju, et olles ka läbipõlemise läbi teinud, et 12 kell 1 on siis see aeg, nüüd on minu aeg. Ja siis sa teed, mis sa saad, on ju, aga sa lähed loodusega vastuollu oma hormoonidega, on ju, ja siis sa jäägi võib-olla enam magama, aga hommikul sa pead ikka samal ajal tõusma, on ju. Et tundub, ühesõnaga jah, muidugi see on inimese enda vastutus, saa oma eluga hakkama, sa oled täiskasvanu, aga tööandja, noh, kui ütleme ka see remote work tekkis, on ju, et me ei ole enam kontoris ja kõik need piirid veel hägustuvad, kus on see tasakaal ja millal sa seda tööd teed. Vähe on nii distsiplineeritud inimesi, kes suudaks siis fokusseeritud kindlates ajaraamides oma töö ära teha ja ei ole seda kontrolli ka enam. Ja siis ongi, et tööandja võib-olla ütlebki, kuule, aga miks töö tehtud üle, ma ei näe, mis sa seal kodus teed, on ju. Ja siis on see hirm ja ärevus, aga ma ju teen, aga äkki ma ei olegi piisav, äkki ma ei tee hästi, on ju. Ja kõik see ongi niisugune segapudru lõpuks kokku ja siis küsida, kelle vastutus see on. Noh, ideaalis ma võiks öelda, et süsteemid võiks olla selged, tagasisidestamine, konkreetselt inimlikult mõõdetud töötulemused, mille tervis ei kannataks, või see on keerukas teema, on ju. Et... Ja. Ma ikkagi saan aru, et sa ütled, et organisatsioonidel on mingi vastutus ja ma iseenesest nagu nõustun sellega, see on jagatud vastutus on ja, sest et noh, see on need sama valgusteraapia nüüd seadeldised näiteks on ja, et kui tööandja võimaldaks kuskil vaikses ruumis inimestel sellega istuda, see ilmselt näiteks introvert aitaks palju rohkem on ja, et siis nagu korraks ennast maandada. Sest ma tean inimesi, kes vihkavad seda, kui nad peavad lõunalavas kellegagi rääkima, aga kui tööandja nagu ei arvesta selliste vajadustega, siis see võib ka omakorda sellist vaimset tööstressi tekitada, sellepärast, et see inimene vajaks töö korraks seda pausi tööle on ja. Või siis ma ei tea, ta ei tee seda pausi ja siis ta ei suuda pärast lõunal oma tööd ära teha ja siis ta nagu mõtleb kodus kogu aeg seda tööle. Ja see istub Flow Teaduse Instituut, kus ma olen ka õppinud. Põhimõtteliselt kõige suurem kurnaja meile on täpselt see rumination ehk see tagakuklas, et miski on tegemata, see kurnab tulemuslikust kõige enam. Ja täpselt, kui sa mainisid ilusti, et kui tuleb koju ja sellega edasi on, siis on niisugune kompott on koos, on ju. Jagatud vastutus, jah. Ja introverdid on ju neid massaažitoole nüüd töö juures mainisid ka ilusti, on ju. Ja siis mõned on juba mingid kapslid võtnud, et mine sinna sisse. Mina kunagi töö ajal läksin niimoodi, et ma tahtsin pausi. Täpselt mul oli niisugune, ma ei taha minna sinna kööki kõigiga nendega suhtlema. Võtsin auto, sõitsin kuskile metsaäärde parklasse, tukkusin 20 minutit lihtsalt, on ju. Päriselt mingisugune siis tänaseks 10 aastat tagasi. Aga siis on inimesed, kes, ja ma tean ka mitmeid ongi, nad võtavad selle, täpselt jälle selle mobiiltelefoni, mitte ma tahan, et see on mingi halb asi, aga lihtsalt see on nagu nii tugev võimendi meie üle, on ju. Scrollivad, kurnavad. Ja täpselt siis see sama Weiser, neurovaiser, on ju. Ta on samamoodi, et saaks selle väikse uinaku teha, ta aitab une kvaliteedile ka nii palju kaasa. Et kui sa seda teed päeval, siis sa märkad, et sa õhtul jääd palju kergemini magama. Ja väikest pausi töö hetkel on ju fookus seada, jah. See neurovaiser vist, ta on mingid unerežiimid on seal, eks ole, siis seal on mingid meditatsioonirežiimid, mingi inspiratsioonirežiim vist on isegi, ma proovisin seda üllataval kombel, ma tegelikult olin too päev väga nagu loominguline, aga see võis olla ka minu lihtsalt selline sellest tööpäevast tingitud, aga ütleme, sellised seadeldised, kas selline asi üldse aitab nagu, kui sa korra või 2 seda teed või sa nagu peaksid seda kogu järjepidevalt tegema? Ikkagi järjepidevalt, sest kui ma ütlen, et aju on nagu lihas, vaata, me peame treenima teda, sest et kõik see, kui me tööl ja stressis oleme peaaegu iga päev asjade pärast, kus me seda siis tasakaalustame, peame kuidagi tasakaalustama une, värske õhu, liikumise, trenniga, korraliku toidu ja piisava vee joomisega. Aga nagu kuidas me tuleme hetke, kui kogu maailm töötab selle vastu, et me hetkes ei oleks, on ju. Siis absoluutselt iga päev. Aga see ei ole ainuke asi, eks ole, et see seadeldis võib olla üks asi, aga see võibki olla sinu enda harjumus, et sa ei võta haara telefoni pausi ajal, eks ole, 3 ekraani asemel kasutad 2 ekraani, siis mina näiteks märkasin, et kui ma tööl võtsin 3. ekraani kasutusele, siis nagu see laptopi ekraan oli kasutusel nagu sotsmeedia tääbide avamiseks, eks ole, siis sul nagu sa teed 2 ekraani peal tööd ja 3. ekraan silmanurgast vilgub kogu aeg, sul on mingid inimesed kirjutavad, eks. Kuigi minu töö osa on ka see nagu sotsiaalmeedias oleks, siis see ikkagi mõjutab mind nagu oluliselt rohkem nüüd tänu sellele, eks. Ma vastan 2 küsimusele, esiteks jah, absoluutselt, meditatsioon, see on lihtsalt üks abivahend, on ju.
meditatsioon 5 minutit aitab juba nii palju. Küll aga nüüd inimesed, kes on hästi analüütilise ajuga, neil on raske meditatsiooni nii-öelda omistada või ära õppida, võib kuni 2 aastat isegi minna. Igal juhul väärt harjutamist. See on ju. Nüüd siis see, mis võtsid nende tab'ide kõige selle kohta, et me läheks flow seisundisse ja kui me suudame, see voo seisund on ju, kus sportlased saavutavad, kus me oleme justkui aeg ja ruum kaovad ära ja täiega teeme tööd või mis iganes eluvaldkonnas on ju, spordis, kus iganes. Et sinna saada, see on faasidest koosnev see voo seisund ja kui keegi saab voo seisundisse, siis produktiivsus võib tõusta kuni 300%. Ulme on ju. Kui ma teen 1,5 tunniga ära 300% boost'i tööd, mul ei ole isegi tervet tööpäeva vaja. Paljud ei oska sinna minna. Voo seisund, kuna ta koosneb tsüklitest, siis esimene on struggle phase. Ja see kestab 20, või siis eesti keeli öeldes, kui see on siis struggle? No mingi vastupanu faas on ju. 20 minutit, see tähendab seda, ja ilmselt võib-olla sa oled kogenud ka seda, on ju, pead hakkama midagi tegema ja siis on ebamugav, vaata, nüüd ma pean keskenduma, siis hakkab nagu veits kihelema, on ju. Ja täpselt, kui sul on tab'id lahti, sa kogu aeg töötad selle vastu, et sa sinna seisundisse üldse saaks. Ehk see voo seisund, see, et ma nüüd otsustatult, fokusseeritud, lülitan kõik välja, mul on ainult üks asi ees, mis ma tegema peaksin või valin teha ja nüüd 20 minutit ma tean, et see on see esimene struggle. Ma teen selle läbi ja siis on see voo seisund. Seal on kõik magusad, kõige paremad igast hormoonid vallanduvad, et see on täielik nauding, on ju, ehk voo seisundi preemia ongi see seisund ise. See on see seisund, kus sa siis põhimõtteliselt võid 8 tundi järjest tööd teha niimoodi, et sa ei pane tähelegi. Vaat sa panid praegu hea naelapea pihta, ma kohe ütlen sulle. Voo seisund, üks voo seisund võiks kesta, ütleme 120 minutit. Ja see tuleks lõpetada kõige magusamal hetkel. Sest voo seisund viib kõige kiiremini läbi põlemiseni. Ja nüüd on see koht, inimesed, kes on täielikult kirglikult armastavad oma tööd, ja nad võivadki lasta, nagu sa ütlesid, 8 tundi järjest. Ja see on nüüd siis ma räägin enda kogemusest ka, on ju, lasedki järjest päevad, kuni üks hetk ise ka aru ei saa, miks tekib nagu läbi põlemine. Isegi stressi võib-olla vahepeal ei pruugi tajuda, sest sa oled nii kirega teed, on ju. Ja et siis voo seisundis ideaalis 120 minutit, väike paus ja päevas mitte üle 3 voo seisundi tsükli teha, ehk siis, mis sa matemaatiliselt tuleb 4,5 tundi või? Muidu kurnab kõige kiiremini läbi. No seda vist räägitakse ka, et 8 tunnisest tööpäevast umbes 4-5 tundi sa oledki üldse produktiivne. Rootslased tegid ju katse, ma ei tea, kas sa oled kuulnud või? Ammu mis juba. katsest räägid? Vähendasid tööpäeva pikkust. Sotsiaaltöötajatel, hooldekodudes ja mingites kohtades veel tegid 6 tunni peale, vähendasid ja tulemus oli see, et produktiivsus kasvas kuni 25%. 2 tunni tööpäeva lühendamisega. Kas see ei või omakorda nagu stressi tekitada, vaata, et sa pead nagu, sa nagu tagakuklas mõtled kogu aeg, ma pean olema voo seisundis, sest et muidu ma ei jõua ju 6 tunniga asju valmis ja siis tegelikult nagu omakorda nagu tööstressi ei tekitava. Absoluutselt. Tea, mis see võtmesõna see on? Ei tea. Sõna pean. Iga kord, kui inimene ütleb sõna pean, vallandab keha veidis kortisooli. Ja see on nagu sellised väiksed asjad, ma püüan kinni, on ju. Ehk ma valin, ma tahan, ma otsustan. See on kõik see, et mis maailmas on, siis loeb, kuidas ma asjadele lähenema, on see kavatsus seal taga. Et kavatsus, et kas ma pean, ülemus tuleb. Nii, mul on vaja, et sa lähed tood Tartust mingi asja ära, on ju. Ja sa lähed sinna jalgsi, on talv ja ma annan sulle kummikud. Tuleb sulle, ütleb nii, saab minema jalgsi Tartusse töö asja ära tegema, ma kummikutega sinna kõnnid on lumega. No mis sa mõtled, siis mõtled, täiesti segane, mida ta mult nõuab, on ju. Lähed närvist, stress on ju kõik see. Siis tuleb teine vend. Sa on mul tasuta kummikud või? Ma saan värskes õhus kõndida, trenni teha, liikuda, justkui vaba päev ja samal ajal kuulata mida iganes tahan podcast. Muidugi ma lähen. Vaata. Siit tuleb see vallandus nüüd, et kas on stressi ajendil tehtud asi või on siis dopamiini või saavutuse või positiivse arend. Töö olukord on sama, on ju. See tähendus, mis me siis andsime sellele. Müügis on ka võib-olla, et ma pean tegema, ma ei tea, 50 kõne päevas on ju versus see, et ma tahan teha 75 kõne päevas, sest et ma teenin selle läbi nagu rohkem raha näiteks või aitan rohkem kliente. Kas töötad endale vastu või aitad kaasa ennast? Nii et ma saan ikkagi aru, kui selle voo seisundi juurde tagasi tulla, eks ole, tahtsin küsida, et kas see nagu siis tekitab stressi või ta võtab stressi, selles suhtes, et kas see on lihtsalt nagu mingite sõnade mäng või see päriselt nagu
kuidagi mõõdetud ka või? Vooseisund. jah, et no siis ma mõtlen seda, et kas et see, kui ma nüüd kogu aeg vooseisundis töötan, et kas see võib tekitada rohkem stressi mulle või pigem ta viib läbipõlemiseni. Kui sa pidevalt oled, sellepärast, et ta nõuab organismilt nii palju neurotransmitterite asjade näol, seda fookust just, mis ta vallandab, aga ta on naudingu vormis, ta on ära peidetud ja sa naudid seda ja sa justkui ei saa aru. Ja sellepärast on Voo instituut, mis USAs ongi öeldud, et sa pead teadlikult võtma pausi sealt. Kas see võib olla põhjus ka, miks kodukontori ajastul inimesed on võib-olla rohkem, ma ei tea, tunnevad ennast läbi põlenuna, sellepärast, et kontorisse ju lähed, ma ei tea, teed endale värske kohvi, vaatad aknast välja, keegi võib-olla tuleb su laua juurde, küsib midagi, et sa tuled sellest nagu seisundist välja. Ja ütleme, see on nüüd siuke teaduslik lähenemine, et 20 minutit ma lähen sinna sisse, 120 ma olen seal, on ju. Ja siis võiks oma chunkida seda niimoodi oma tööaega, on ju. Ja absoluutselt jälle üks hea asi, mis siit välja tuleb, mis ma mainisin, ma lähen tööle, ma võtan kohvi ja ma suhtlen inimestega. Me oleme sotsiaalsed olendid. Et kui me ei saa suhelda, meil on oksütotsiinist ehk lähedushormoonist on ju puudu, me oleme üksi, me oleme isoleeritud. See on üks suur võtmetegur esiteks aju vananemisele, kui me oleme üksi. Ja täpselt stress ja läbipõlemine, see võimendab väga palju. Lihtsalt see, et me oleme juba kodus üksi. Ütleme isegi, kui me järjest töötame palju, otsustame, et ma teen 3 päeva, teen vooseisund, saan 8 tundi. Juba kurnan oma organismi neid hormoone, on ju. Ja siis ma olen üksi ka veel. Ehk et mis sest, et ma sain 2 vaba päeva või see, et nädalavahetusel puhkan välja, see ei ole nagu see ei tööta. Teaduslikult see ei tööta. Ehk et jah, kontoris olemine, see vaheldus, see varieeruvus, aga seal juures peab olema ka kontoris segamata tööaeg, et keegi tule rääkima su laua juurde. On ju. No ma toon näite selle Neurovisoriga ka samamoodi, et me võtsime selle kontorisse, panime sinna lõunalaua nurka seda, inimesed käisid, tegid, keegi nägi, märkas jälle, ints viskas endale selle valgusteraapia pähe ja siis pärast läksid küsisid, kuidas oli, on ju, et sealt tekib selline orgaaniline suhtlus, on ju, mida sa viitad, on ju, et siis ikkagi inimesed omavahel suhtlevad, et seda nagu ilma asjata ei öelda, et ikkagi inimesi üritatakse vähemalt mingi poole ajast kontorisse tuua, on ju, et see ikkagi aitab kaasa nagu teaduslikult. Ja ma olen Haamen-kliinikus, ma olen õppinud, on ju. Seal on palju uuringuid, miks vanades 60. eluaastast järsku aju hakkab atrofeeruma ja kärbuma. Põhitegur, et need pensionärid on üksi. Ehk et reaalselt, kui me suhtleme, me treenime oma aju samal ajal. Plus vallandame igast häid hormooni, eeldudes, et suhtlus on terve ja on ju hea tahtlik. Ei ole negatiivne töökeskkond, eks. Okei, aga kui me nüüd võtame selle tööstressi, läbipõlemise, seal on mingisugused põhjused, miks need tekivad. Kui ma näen või millal ma üldse peaksin nagu tähele panema, et kuule, minu kolleeg vist on läbi põlenud või minu juht on läbi põlenud või üldse nagu ettevõtte juhina märkama, et mu töötajale aga ei ole päris see, mis võiks olla. Mis nagu viitab sellele? Hakkab on ju siuke tulemuslikkus üldiselt on kohe näha, et kui inimene oli, võib-olla oligi eriti kui kontrastselt väga hästi sooritas või tegi tööd või ka keskmiselt või normaalselt ja järsku see langeb, on ju. Seal võib ka muu tervise probleem olla, aga igal juhul kohe tasuks märgata, midagi nüüd on. Või siis probleem lapsega. Mul on 2-aastane laps kodus, kes on kogu aeg haige, eks? Ja, või siis täpselt need tööd puudumised hakkavad, on ju. Ja tihti ongi see läbipõlemine, on ju. Ta ei ole ju, ma ei jää füüsiliselt haigeks. Ma järsku kuidagi olen apaatne, mind ei huvita miski, ma ei taha. Ongi tsükene jumala ükskõik. See on see tunnus sellest läbipõlemisest. Et see, mis enne või nagu, nüüd on nagu midagi huvitav, midagi teha ei suuda, ei viitsi, ei taha, on ju. Et ja siis ta hakkab otsima põhjendused, võib-olla lapse pärast hakkab puuduma, aga järjepidevalt puudub, töö tulemused on ja lähevad kehvemaks ajas, on ju. Ja väheneb sotsiaalsus ka, et ta ei suhtle nii palju enam, on ju. Okei. Ja peaksin siis märkama oma kolleegide osas siis seda põhimõtteliselt, eks ole, kas ja kuidas ma saaksin üldse abiks olla või mis see nagu esimene samm oleks? Mulle hästi, jah, kindlasti, et ütleme juba inimlikkuse tasemel, et võiks üksteisega suhelda, lihtsalt küsida, kuidas sul päriselt läheb. Päriselt, nagu kuidas sa päriselt tunned ennast. Mulle meeldib, Simon Sinek jagas seda, aga ma ei mäleta, kas ta ise nüüd või ta sai selle kuskilt on, mina olen oma tuttavatega kokku leppinud, on 8 minuti reegel. Et ütleme ka kolleegide omavahel kokku leppida see 8 minutit, et sa tuled, ütled 8 minutit ja see on märguanne sellest, et lihtsalt kuula mind ära 8 minutit, lihtsalt. See aitab nii palju. Et ma vist olen kuulnud selle kohta ja et see on see lihtsalt see nagu, et sa pead omavahel nagu aega võtma, et lobiseda ja mitte ainult nagu tööasju rääkida, vaid päriselt eraelust näiteks. See on ka põhjus, miks mina iga esmaspäevase hommikuse koosoleku turundustiimiga alustan tegelikult sellest, et mis nädalavahetusel tegid, mitte me ei hakka rääkima kohe eelmise nädala tulemustest või mingitest numbritest, eks.
aga võib-olla siis nagu see järgmine küsimus oleks selline, et kui sellest tööstressist nagu, ma jooksin ka täitsa kokku praegu, jah. Et kui sellest tööstressist nagu rääkida, et mis need nagu põhilised allikad on, sa rääkisid nagu mingisugustest allikatest juba, et sul on mingi hirm, eks ole, sul on mingi töökoormus, aga mis veel need allikad on, nagu mida inimesed võiksid enda ümber nagu jälgida? Mis stressi viib? Jah, et see sama scrollimine, et seal mingid enda harjumused on kindlasti üks ja. Ehk et stress on ju ja siinkohal siis ma tahan rõhutada, et iga stress ei ole negatiivne on ju. Et kui me käin jõusaalis on nagu de-stress, eustress, et inglise keeles erinevad. Ehk et on positiivne stress, sest läbi stressi me kasvame ja areneme kõige kiiremini. Küll aga tuleb see aru saada, millal see on liiga ebatervislik on ju, ja mis on siis need näitajad või märgid, mis seda mõjutavad. Ja aga stress on selline, et kui sa oled natuke stressis, siis kui sa lähed ja lihtsalt puhkad, siis sa taastud. Kui sa enam ei puhates ei taastu, siis on juba läbipõlemine nüüd. Aga olles siis teadlik, et mitte kroonilisse stressi langeda, on enesetunne. Ikkagi see, et mida ma tunnen. Kas ma tunnen ennast, võib-olla mitte kogu eufoorias õnnelikuna iga päev, aga rahul olevana. Ma tahan minna tööle, ma tahan inimestega suhelda, ma tahan seda tööd teha. Kui mul seda juba ei ole, siis on see märk sellest, et kortisol on kehas ehk stressihormoon. Mingi vastuseis on, ma töötan ise endale vastu kuidagi. Ja küsida, mis on mu harjumused? Milline on mu iga päev? Päriselt, milline minu ideaalelu oleks iga päev. Mitte lihtsalt lasta autopiloodil. See autopiloodil laskmine on see, miks me oleme stressis ja põleme läbi. Ja mis seda siis mõjutab? Kui me räägime konkreetselt töö juures, nagu mainisin, on ebaselged tööootused, tagasisidestamist pole, on ju, kolleegidega suhtlus ei toimi, kõik kohe stressiallikad, on ju, siis võib-olla ma ei oska oma tööd teha, sest mul pole selgeid juhiseid ka, kuidas seda teha. Võib-olla töövahendid on füüsiliselt nagu ebasobivad ja kõik, mis seda inimolendit kui tervikuna siis mõjutab nii, et ta on paha olla, ebamugav olla, piisavalt kaua. Siis on see ärritus sees ja kui see ärritus ehk stress ongi sees, siis sealt taga on kortisol, kortisol on igal juhul siis kohe kehas on ja adrenaliin ka. Tihti vist on mingi ülemõtlemine ka, et inimesed räägitakse, et tehke tudu või mingi list endale või mis iganes ja hakkige see võimalikult väikesteks tükkideks ja siis sa vaatad endale mingi 100 tükki vaja teha see päev näiteks, eks ole. Ja siis tegelikult see võib-olla üks tükk on see, et saada üks e-mail välja, mis nagu ei tohiks tekitada stressi, aga sa mõtled hakkad üle mõtlema, et oi, mul on nii palju täna teha. Ehk see on see sama see rumination või see, et kuklas ketrab kõik ja see on siis lihtsalt eesti keeles overwhelm, ehk siis üleküllastatus või kõik on nii palju, on ju. Ja siis see panebki sind tarduma ja mitte midagi tegema. Täpselt see, et sul on need mõtted kõik peas. Esimene samm, praktiline samm, kuidas välja saada sellest overwhelmist. Kirjutad järjekorra numbritega kõik need asjad endal to-do listi järjest välja. Sest siis sa saad oma peast nad välja, sul tekib kognitiivne vahemaa, sa ei ole su mõtted, on ju, sa näed, su pea saab korraks, jumal tänatud niimoodi teha, on ju. See päriselt töötab, et seda teha. Kui sa tunned, et on nagu justkui mingid tühised väiksed asjad, aga ma millegi pärast ei tee neid, kirjuta välja. See on ka põhjus, miks mina näiteks kirjutan kohe, mul on nagu alati telefonis on ka nagu need Microsoft Plannerid asjad lahti, et nii kui mõte tuleb, panen kirja, sest et ma tean, et muidu ta päev läbi ketrab, et mul on nagu, ma pean õhtul selle kirja panema, et see kindlasti on, mind on aidanud vähemalt. Sa paned ilmselt prioriteedi ka ja mõne asja ütled, kuule see on okei, kui ma homme üldse tegelen, on ju. Ja tegelikult juhtidele ka võib-olla, et kas nad on üldse kommunikeerinud oma töötajatele, et mis on nagu prioriteedid ja mis mitte, et sa võid ju päeva jooksul visata enda töötajate lauale, ma ei tea, 10 ülesandeid on ju, aga kas sa paned juurde ka, et kas see on priority 1, 2 või 3 on ja kui sa seda ei pane, siis su töötaja võib-olla põlebki läbi, sest ta mõtleb, et oi, kõik, mis juht annab, on vaja kohe ära teha, eks. Ma annan ühe hea näite, mis ma kolleegide pealt, mulle meeldib igalt inimeselt on midagi õppida, mul on üks hästi tore kolleeg, kes oli nii hästi kontaktis oma piiride seadmisega. Ehk kui me ei oska piire seada, siis on ka see stress kõrgem, on ju. Ja täpselt see prioriteedid ja juhid, on ju. Samamoodi juhid on väga head ideede generaatorid, on ju, visionäärid tihti, kui tuleb koosolek, pam, teeme niimoodi selle, kõike seda teeme, nüüd laseme töösse, on ju. Ja siis see spetsialist on, tõmbab juukseid peast välja, on ju. Ja ta tegi nii ilusti, et tal oligi endal alati, mis tal töös on. Ja kui tuli jälle sealt koosolekult uus sutsakas, mida vaja teha on, siis ta läks sinna juhi juurde, ütles nii, mul on praegu töös 1, 2, 3.
siit tuli uus asi. Ma saan teha ainult 1, 2, 3. Nüüd vali, kas ma jätan midagi tegemata või sa tõstad mingi asja ringi mu jaoks. Mina seda otsustama ei pea. Sina oled juht, sinult tuli sisend, mul on selline olukord, palun otsusta. Ja seda ma soovitan kasutada. Nii on ja tihti töötajad ise ei julge seda öelda, et siis tegelikult see peaks olema juhi ülesanne võib-olla proaktiivsemalt seda teha. Seda ka, aga kui sa ilusti lähed ikkagi inimlikult küsid, on ju. Et tõesti, et mind huvitab ja see on see jälle, et mu kavatsus, ma tahan head tööd teha, ma tahan selle ära teha. See on jälle, me peame neid piire hakkama seadma. Pole midagi teha, on ju. Ma ütlesin sõna peame nagu praegu nägid, et tekitasin stressi. Tahaksin. Okei, aga me peame nagu arvestama ka seda, et inimesed on erinevad, eks ole. Tahaks nagu võib-olla tuua selle küsimuse juurde sind tagasi, et sa mainisid, et nagu kui sa ei taha enam tööle minna ja sa tunned ennast nagu halvasti, et sa oled nagu läbi põlenud, on ju, või sa oled nagu kuidagi selline negatiivne. Aga kui sa oled positiivne, aga sa ikkagi tunned ennast väsinuna ja sa ikkagi tunned ennast nagu vähem produktiivsena, et kas seal on nagu mingi vahe ka, et kas sa oled lihtsalt nagu stressis ajutiselt mingil põhjusel või sa oled nagu läbi põlenud, sa ütlesid, et seal on mingi varjatud läbi põlemisi, et mis juhtub siis, kui sa näiteks oled tegelikult õnnelik, aga sa ei ole nagu päris sina ise. Miks see tekib üldse või millest see tuleb? Et sa tunned ennast justkui hästi, aga sa ei ole rahul. Jaa, et sa oled oma tööga tegelikult rahul näiteks on ja sul on tööülesanded head, sa ma ei tea, teenid palju raha näiteks on ja kõik on nagu iseenesest hästi, sa nagu suudad seda endale nagu faktiliselt ja praktiliselt nagu selgeks teha, aga millegipärast ikkagi sa ei ole päris 100% midagi on paigast ära. Miks see tekib? Üldiselt esimene koht, kust alati alustada, vaadata on füsioloogia. Ikkagi vaadata üle, kuidas on unekvaliteet, uni on ju, ja kas või selline väike asi nagu, et kas ma joon piisavalt vett, sest et juba 2% vedeliku puudust vähendab keskendumisvõimet meeletult. Et hakkame sealt pihta, et võib-olla mu füsioloogia pole toetatud, on ju. Peab kohvi sõltumist vähendama. Jaa, kohvi on eraldi teema. Et aga lähme teeme selle kohvi teema täitsa eraldi, aga lähme praegu sellega lõpuni. Et vett piisavalt, uni, liikumine. Ehk et kui tagumik on tuim, on aju tuim. Ja kui see tagumik on piisavalt kaua tuim, siis on aju ka tuim, on ju. See on ka see kodus tegelikult, sa ei liigu. Osad sunnivad ennast võib-olla koeraga jalutama või siis lõunapausil nagu lähevadki tunniks ajaks jalutama, aga väga paljud tegelikult ei tee seda. Aga mida teha on nii hea, kas või kodukontoris, jällegi seda vooseisundit, et aidata saavutada on ju, ja vaheldust, et oleks värske nagu toimetamine. Vahetada kohta, et sa oled vahepeal teed köögis, vahepeal teed siis oma kontoritoas on ju, võib-olla teed siis kuskil, ma ei tea, kui sul mingi ruum veel on ju, lähed sinna magamistoa mingi väikse laua taha, et sa vahetad 3-4 korda päevas asukohta ja kui sul on näiteks koosolekud, et sa lähed kõnnid õues ja teed neid. Meeletu tulemuslikkuse kasv tuleb sealt. Aga siis kõik ütlevad, et mingi hääl käib kogu aeg sinna mikrisse. No. Kus sa oled? Kas sa oled õues? Ja siis ei ole kokku lepitud, vaata, et kas sa võid teha neid kõndivaid koosolekuid ja siis sa tunned ennast nagu ülihalvasti. Siis on jälle hirme ja ärevus ja kefa on ju. See on see, et sa varjad, et sa käid poes lõunapausi ajal, sest et sul ei ole kokku lepitud, kas sa võid sinna minna. Jah, aga kõik teevad seda. Jah, nii on. Okei, ühesõnaga on mingisugused sellised tegurid, eks ole, mis võib-olla aitaksid kaasa. Ehk füsioloogia. Vaata üle, kas sa teed trenni, kuidas on su suhted inimestega, on ju. Ja tihti kui aju emotsionaalne osa on üleaktiivne, siis inimene kipub ka ise ennast isoleerima. Ta on muidu justkui, nagu vaatan asjade peale, kõik on ju hästi, aga ma justkui ei taha. Lükkan teisi eemale ja see tekitab väga palju negatiivsust, on ju. Nutuhoogudeni välja. Aga kui sa peaksid tooma nagu mingisuguse ühe asja, mis on nagu läbipõlemise ja stressi vahe, ma ei tea, mingi 3 sellist tugevat argumenti, mis need oleksid? Stress ongi nagu, ma korra mainisin ka, et kui sul on stress, sa saad aru, et sul on, tunned ära, et sa stressis on ju, pinge olukord ja nagu ei saa olla ja pingul oled. Et sa lähed puhkad, kas sa magad või lähed teed trenni ja siis sa taastud. Ja sa märkad, et sa taastud, et sa oled järgmine päev või ülejärgmine päev, sa oled jälle sama reibas sina ise. Aga kui see on juba läbi põlemine, siis sa oled täiesti apaatne, sul on jumala ükskõik, sa magad, uni on häiritud, magada ei saa normaalselt ja üldse ei taha tööd teha, mitte midagi täiesti nagu ja see võib kesta kogemuse põhjal 4 kuud. Hakkad mingi prokrastineerima ja siis mitte midagi tehtud ei saa. Okay. Ja kus sealt edasi veel, mis on see ohukoht on siis,
et siis hakkab inimene sundima ennast, sest ta teab, et ta peab ju, ta peab palga kätte saama, mis iganes. Ja siis ta ei otsi abi, ei lahenda, ei paku endale nagu, mida ta vajab. Ja siis ta nagu tahtejõu pealt kütab veel sinna peale. See on nagu siis keha on nagu see, mis annab märku lõpuks seda haigeks, on ju. Aga see vist võib olla ka koht, kus nagu lõpuks need inimesed haaravad mingisuguste õlekõrte järgi nagu Neurovisor, eks ole, või mingisugused teraapiad või mingisugused, ma ei tea, vabastavad hingamised, mis iganes stressi maandavad asjad. See on see koht, kus nagu haaratakse, tegelikult võiks ennetama hakata. Absoluutselt jah, et see on see, et pole midagi teha, lihtsalt see on niisugune madalal rippuv õun, see jõusaal ja kehakaal, on ju. Et kas ma natukese haaval hoian ennast vormis kogu aeg ja see on lihtne lihtsalt see harjumuse osa. Kas või üks kord nädalas. Või siis ma nagu pomm söön, on ju, ja siis mõtlen, nüüd ma hakkan tegema. Ja siis teed kuu aega mingid jõhkrad dieeti, on ju. Või teed jõhkrad dieedi ja lihtsalt näljutad ennast ja siis oled kogu aeg stressis. Jah. Et ikkagi järjepidevalt jätkusuutlikud väiksed sammud. Aga me oleme, tänapäeva maailmas me tahame kohe ju saada kõike, kohe tulemust näha ja siis me ei usu asjadesse, me ei usu, et need lihtsad asjad võivad nii palju head teha. No ja selle kohta on nii palju raamatuid ja blogisid ja videosid igal pool. Ma kujutan ette, et sina ilmselt oled ka kuskil mingid artikleid asju kirjutanud. Sellest rääkides üldse, kust sinu tegemiste kohta rohkem infot ei jaks? Aju.ee. Okei. Et kõik, kes kuulavad ja tahavad kas või sind oma treeneriks saada, siis miks mitte aju.ee. Aga lähme siis selle kohvi teema juurde. Ma võin lihtsalt rääkida enda kogemusest, eks ole. Mul on niimoodi, et mina saaksin üldse voo staadiumisse minna. Mul on vaja niimoodi, et ma kallan oma vana kohvi põhja ära, pesen tassi puhtaks, lasen värske kohvi, nii ja siis ma lähen niimoodi ilusti niimoodi leboosse asendisse ja siis ma hakkan oma tööasju tegema. Panen kõik tääbid kinni ja siis ma olen nagu selles vooseisundis ja ma võin panna seal 8-10 tundi järjest ilma probleemideta, vahepeal käin lihtsalt kohvitassi täitmas. Ja tegib selline kerge ärevus, eks ole, võib-olla süda puperdab, siis on mingi, teed hästi kiireid liigutusi, hüppad ühe asja juures teise juurde näiteks ka mõnikord. Aga miks see nii on või kas ilmselgelt on kohvi sõltuvus tekitav, Ja. Ilmselgelt ta mõjub kehale niimoodi, nagu ta nagu mõjub, eks ole. Aga mis see kohvi siis teeb meiega? Mis ta teeb täpselt? Aga sa ütlesid väga hea asja välja, sa oled asja hästi jaganud lahti enda jaoks, ma annan sul teadusliku selgituse, aga sa kohe töötad sinna vastu ka. Ehk siis kohvi, ta teeb meid ärevamaks, on ju, ta aktiveerib neid neerupealseid, aga ta häirib ka ajuverevarustust ehk ta ahendab neid veresooni. Ehk et tegelikult su võimeks, sellepärast on, kes kofeiinist võõrutab ennast, tulevad need peavalud. Ehk et tegelikult ajus hakkab verevarustus normaalselt tööle jälle. Ja see võib kesta mitu nädalat, on ju. Aga sama vist on nikotiiniga ka tegelikult. Võib-olla. Aga okei, lähme kohvi teema juurde tagasi. Ja siis, aga ma olen nii palju uuringuid lugenud, ei saa öelda, et kohvi on halb. Ta on nagu 50-50, on ju. Ja täpselt nagu sa ütlesid, et sina vooseisundisse lähed ja mis teeb kofeiin? Kofeiin aktiveerib neid keskuseid, mis vaba dopamiini kinni püüavad su kehas. Ta loob neid juurde ehk et dopamiin, see saavutushormoon, on ju, mis on ka siis vooseisundiks osa, et sa tahad tegutseda teha, kui sa võtad kofeiini hommikul, mitte enne kui 90 minutit peale ärkamist, sest siis sa keerad oma hormoone pekki, aga kui 90 minutit peale ärkamist võtad kohvi, püüab rohkem dopamiini kinni, oled fokusseeritum. Aga kas on vaja seda 2., 3., 4. asja, seda ma ei tea. Või 5. ja 6. Okei, ehk siis põhimõtteliselt tegelikult ikkagi pigem tekitab stressi, et see kohvi sõltuvus ei aita tööstressile kaasa ja võib-olla see tööandjad võiksid ka piirata, et alates 4. tassist tasuliseks teha kohvi, et siis võib-olla tööstress väheneb. Ma räägin siis tõesti nagu praktiliselt ära, mis toimub. Ongi see, et sa võtad 9 minutit peale ärkamist, aitab sind, kui sa ei ole juba väga ärev inimene, on ju, või mingi muid terviseprobleeme pole. Aga ütleme peale kella 2 päeval kindlasti mitte, sest kui me ärkame, siis keha äratab meid üles stressihormooniga. Sellepärast me kohe 90 mintsa ei tohiks kohe juua, siis hakkab dopamiini tootma ja tahakski dopamiinist, tahaks ju jahtida ja marju korjata ja kõike teha, on ju. Ja siis ta läheb ja umbes kella 3-4 paiku dopamiini tootmine langeb, sest keha läheb loomulikult, ma tahan puhata. Hakkab serotoniini tootma, ehk seda õnnehormooni, rahuloluhormooni. Ja serotoniin on vajalik, et seda saaks siis toota, sest serotoniinist toodab keha melatoniini, mis aitab meil magama jääda. Ehk serotoniin, kes tahab ära tunda, on see, et ma võtan see kuidas me tunneme ära dopamiini kehas? Kaneelirulli lõhn. Tahan, see on dopamiin, on ju, lähen võtan selle kaneelirulli ja siis esimene amps. Kus siis see ila jookseb, see on serotoniin. Ja
ja seda tahaks õhtul rohkem ja siis kohvi ei lase sellel tekkida, sest kohvi teeb ärevaks, toodab dopamiini, püüab kinni, on ju, ei tooda, aga püüab teda kinni ja siis on häiritud see töö. Aga see pärast kella 2 just tahaks ühe sellise värskendava kohvi võtta, sest et siis on ju see, et silm hakkab looja minema pärast seda lõunasööki ja siis see töö produktiivsus tõuseb. Peale lõunasööki hakkab silm looja minema ja, sest et veri läheb ainu kõhtu seedima ja. Aga no sinu jutust ma saan ikkagi aru, et noh, ma tean seda ka, eks ole, et see, kuidas me sööme, mida me joome, et see tegelikult nagu mõjutab meie seda tööstressist nagu seisundit ka ikkagi. Väga paljust nagu, ega see ei olnud ilmaasjata, kui öelda, et toit on kas su ravim või mürk su jaoks, et see on tõsi. Ja samamoodi ka siis mingisugused sellised meditatsiooni asjad, eks ole, et milline valgus on töökohal, eks ole, et noh, see valgusteraapia ka tegelikult ta mängib ju valgusega, see mingil põhjusel valgus mõjutab siis meie aju, et kas sul on liiga here, liiga tume kontoris, kas su monitor mingi on brightness põhjas või maas, see kõik mõjutab. Ehk see sama, et kui ma tahan olla reipam ja teha, siis mul on seda sinist valgust rohkem, on ju. Aga jällegi 4-5 õhtul me paneme need oranžid popid päikseprillid ette, et seda sinist valgust vähendada jällegi, et see serotoniin, et me saaks õhtul uinuda rahulikult ja kvaliteetselt puhata. Mis sa Märdile soovitaksid? Märt on siin videoproduktsiooni ettevõttest videokeskuses kogu aeg ju teeb oma neid mingid filme ja asju töötleb, on kogu aeg mingi asi vilgub lihtsalt ekraani peal. Kuidas tema oma aju puhata saab? Kas nagu see, ütleme, Neurovisor näiteks, see ka ju valgus vilgub, eks ole, et kas tema nagu, talle sobiks selline asi nagu puhke hetkeks ka või? Absoluutselt, jah. Kas seal on mingi seos või mõtlen, et kuidas tema puhata saaks? Ongi mingisugused meditatsioonid või asjad või? No siin tahaks ma Märrilt lisaküsimusi küsida, on ju, kuidas unekvaliteet on ja... Normaalne. No Märt on tervislik poiss selles suhtes. Aga siis mõtlen, et noh, et üleüldse et nagu mingid ekraanid vilguvad. Et kas ma peaksin mõtlema selle peale, et kui mul liiga palju vilkuvaid asju, et ma peaksin siis oma aju puhkama niipidi, et ma panen siis mingid silmad kinni ja absoluutselt selles suhtes, et noh, kui sa ütled vilkuma, siis ma kujutangi ette, et siuke politsei käib kogu aeg silme ees, ma üritan aru saada, kus keegi niimoodi vaatab, aga ütleme, kui ta videotöötlust videodega tööd või? Et sul on kogu aeg mingid klipid jooksevad seal, eks ole, sa võid uuesti panema nagu jooksma ja siis vaatad, kus need supakad ilusti lähevad ja nii edasi näiteks. No see sõltub, siis ma ikkagi taandun sellele, et 90-120 minutit järjest ja siis kindlalt paus. Paus, sest et üks asi sa vaatad, keskendud lähedale, sul on vaja vaadata tühjusesse, horisondile, et aju saaks puhata. Et sa vaatadki justkui seda kõike laia võtad enda sisse. See annab juba puhke hetke. Ja et jah, igal juhul. Aga kui sa peaksid tooma nagu näiteks mingisuguse paralleeli, noh, et räägitakse, et sa peadki kaugusesse vaatama, et silmad saaksid puhata, on ja. Aga Neurovisorit näiteks pausi ajal kasutades sa ei vaata ju kaugustesse, on ja. Sa paned silmad kinni ja siis mingi valgusteraapia hakkab tööle. Et nagu kumb parem on siis mulle või nagu, et kumba nagu eelistada, et kas ma peaksin tasakaalu leidma? No seade on igal juhul efektiivsem. Sest et ta ainult mitte ei too sind hetke, et sa puhkad, vaid ta treenib su aju ka, on ju. Ja ühesõnaga, kui ma näiteks, kui ta on kiirendatud meditatsioon juba, ülikoolid on uurinud, mis teeb meditatsioon, miks on kasulik. Ta tihendab otsmikusagarat ehk seda tegevjuhti meie ajus. Me teeme paremaid otsuseid, me analüüsime paremini, me kontrollime oma impulsse paremini, kui me mediteerime. Ja ta rahustab seda sama emotsionaalset aju osa maha. Ehk et noh, me ei reageeri, me vastame. Ja see samamoodi on ju. Et meditatsioon võib olla silmad lahti, silmad kinni. Seal on eraldi nüansid, kuidas see miks on ju. Aga piisab jah, et ma panen ka niisama silmad kinni ja siis jälgin, kui mõttel lähevad mööda või soovin kellelegi midagi head. Mis ma tahan öelda veel, olles nähes neid ajupilte ja kõike, mis emotsioonid ajus teevad, on ju, ei ole võimalik. Ma olin kunagi täielik see mingi tänulikkuse praktika, vaata, ma olin nagu ära hakka. Tulevad jälle tänulikkusega, on ju. Aga no siis ma nagu teaduse usku nagu sealt nägin, okei, mis see teeb. Need 2 emotsiooni ei saa ajus korraga eksisteerida. Tänulikkus ja hirm. Ehk hirm, ärevus ja tänulikkus. Ehk et kes on ärev, hirmul, stressis, kui ta keskendub tänulikkusele, siis ta canceldab ära need emotsioonid endast. Ehk et selleks näiteks iga tööpäeva kolleegidega alustada, suunata aju on ennustusmasin, mis tahab energiat säästa, et sa teadlikult ja küsimused on kõige võimsam jõud. Mis on 3 head asja, mis eile juhtus või eelmine nädal ja see teha praktikaks.
ehk et see, kuhu läheb su fookus, sinna läheb su energia ja sa ise saad suunata oma mõtteid ka, on ju keegi, kes jälgib su mõtteid, seesama, kes jälgib, saab neid suunata ka. Läbi küsimust on kõige efektiivsem. Et seda ma tahtsin mainida, et kui keegi on väga ärev või stressis, silmad kinni ja meenutada hetki minevikus, kus sa tunned tänulikkust ja eriti võimas on, kui sa nägid pealt, et keegi tegi kellegi heaks midagi. Käntsed, et kohe juhid ennast, on ju. Okei. Ehk siis isegi see, et kui ma mõtlen, et ümberringi vaatan, et kõiki koondatakse või ma ei tea, rahaasjadega ei ole korras, et siis, et mul on töökoht, eks ole, et mul nagu tööandja päris hästi kohtleb mind ja ma saan õigel ajal oma palga kätte näiteks. On ju. No ma olen tänulik jah, et ma olen mis iganes väikse asja eest. Ma ärkasin täna hommikul siinpool maapinda. Ma olen juba edukas. No tööstressist räägitakse hästi palju ka nagu sellises võtmes, et täna oli nii palju stressi tööl on ju. Et millal nagu, või mis on nagu selline eksiarvamus, mis on kõige levinum eksiarvamus, et inimene ütleb, et on läbi põlenud või stressis? Mis nad nagu inimesed ise ütlevad, aga tegelikult sa võid öelda, et nagu teaduslikku tausta seal ei ole. Sa lihtsalt oled väsinud, sa lihtsalt magamata. On midagi sellist ka või tegelikult sa peaksid iga inimest nagu rohkem süvitsi vaatama? Ikkagi süvitsi ja ütleme, see ise diagnoosimine ei ole kunagi mõistlik, ma ütleks selle peale on ju. Aga tõsiasi on see, me elame oma mõtete poolt kujundatud, läbi mõtete filtri kogeme me reaalsust, sest meie mõtted tekitavad meie tunded ja tunnete ajal me tegutseme. Ja me tihti ei hooma seda, ehk et mis iganes mulle väljast võib paista, tema mõtted ja tunded on talle tõesed ja reaalsed ja ta endale enduskõne maha müünud, on ju, tihti alateadlikult. Ehk see on tema reaalsus ja ta usub seda, et alati austada seda. Ja kui sa tahad päriselt kolleegi aidata, on ju vastanduda pole kunagi mõtet, ka müügis, me teame, ei ole mõtet. Eks alati joondu temaga, kuulad ära ja siis on sul võimalus suunata ja aidata inimest. Ehk et ma kunagi, ehk ma ütleks seda, et ei ole sellist asja, et pole, on ju. Kui inimesel on ikkagi halb, siis tasub uskuda, et tal on halb. Iseasi on nüüd jah, kui kaua see on kestnud, kui tõsine see on ja mis on põhjus ja siis peaks juba süvitsi minema. Okei. Vaata, ma mainisin, et ma ise Neurovisorit kasutasin, on ju. Üks päev siis näiteks võtsin selle nagu loova versiooni sellest, seal on erinevad nagu ongi mingi spordirežiimid ja loovad versioonid ja meditatsioon, unerežiim ja kõik sellised asjad, on ju. Kas nagu lihtsalt ilma selle seadeldised on ka mingisuguseid nippe, mis igale asjal nagu eraldi toimiksid või ma peaksin nagu mõtlema niipidi, et nagu kõik, mis ma teen, nagu on võimalik siis üle kanda sellisesse loovasse keskkonda, ma ei tea, magamiseks või mis iganes. Et kas seal on mingisuguseid erisusi ka? Et kui ma tahan näiteks tööl loovam olla, mingid nippe näiteks siin jagada, oskad sa midagi anda? Ja, loovus on seostatud üldiselt alfa ajulaine sagedusega, mitte et terve aju saab ühel sagedusel olla, aga alfaat on rohkem seal seda laine sagedust, on ju. Tihti me oleme loovad otse peale ärkamist ja õhtul magama jäädes, sellepärast paljud loovad inimesed teevad öösiti tööd, on ju, enne magama jäädes. Mina teen hommikut ja see on nii hea aeg, kui sa 7-9 lihtsalt oled kontoris üksi ja teed midagi loovat. Siis sul on loovus, on ju. Aga ehk et küsimus on siis, kuidas saada sinna alfa sagedusele, on ju. Sellised nipid, vaatad sinist merd, siniseid pilte aktiveerib, on ju. Kes saab, läheb duši all, aktiveerub see. Ma ei tea, kas saab, aga võib-olla teed trenni, on ju. Ja kui vaadata YouTube'is, siis päris palju on alfa sageduse erinevaid muusikaid, helisid, et sa võid seda aktiveerida ja see aktiveerib loovust. Kas on sellepärast autoroolist tulevad kõige paremad mõtted, et kui sa muusikat kuulad, et seal mingid sagedused? Võib sattuda küll, jah. Seal on ilmselt niisugune juhuslikum see, aga... Okei, ehk siis mingisugune heli ja valgus, need mõjutavad, mis veel? Ja teed näiteks, kui sa oled paremakäeline, kritseldad vasaku käega veits. Et vastupidi. Miks see aitab? Sellepärast, et ta toob sind niisugusest see beta töösagedus, see on niisugune keskendunud fokusseeritud töö, kõrge beta sagedus ajus on niisugune stressitase, on ju, aga niisugune mõnus keskmine ongi see niisugune fokusseeritud töösagedus. Aga siis me oleme keskendunud, aga me tahame seda natukene nagu välja visata, et me ei oleks nii osavad ja nii keskendunud, et siis me teeme asju, milles me nii head ei ole, natuke kritseldame ka, on ju, liigutame seda vasakut kätt, mis pole harjunud, aktiveerib ajus kohe teist, ühesõnaga. Räägime siis natukene teadust. Parem ajupoolkera on seotud loovusega, eneseväljendusega. Parem ajupoolkera vastutab vasaku käetöö eest. Vasak ajupoolkera parema käetöö eest. Enamus inimesi on ju paremakäelised, analüütiline, vasak matemaatiline ajupool, lasen teha tööd. Tahan loovamaks saada. Hakkan tegema vasaku käega ringe. Aktiveerin paremat ajupoolkera.
oota, aga ma olen vasakukäeline, ma peaks siis parema käega ringe tegema, aga siis kas midagi sassi ei lähe, äkki ma just muutun vähem loovamaks nii? Proovi. Silmad ja kõrvad on samamoodi, me saame tegelikult aktiveerida silmi, kes tahab töös olla fokusseeritum, siis on reaalselt selline harjutus, et vaatad otse, nagu võtad mingi punkti, et su pea oleks sirge, fikseerid peaasend ära ja siis hakkad number 8 tegema silmadega niimoodi. Nagu on otse, sa aktiveerid silmad. Nagu ülespidi või nagu see lõpmatuse märk? Nagu lõpmatuse märk. Aktiveerid silmad, sa märkad, sa keskendud rohkem visuaalselt. Ja kes teeb siis kuulmisega tööd, te võite kõik, kes kuulavad, võivad seda järgi proovida, tega pärast kuulad mingi loo ära. Ja siis teed niimoodi, mudid oma kõrvu ülevalt alla, nii et punaseks lähevad. Okay. Ja siis paned mingi loo käima. Sa oled aktiveerinud aju need keskused, mis kuulmisega on seotud lihtsalt sellega, et sa aktiveerid niimoodi ja võimendad. Ja jälle oled loovav, fokusseeritum, mis iganes vaja on. See on päris äge, et tegelikult inimesed saavad nagu veits nagu biohackingut teha endale. Biohackimisest rääkides siis mis veel? Meil on loovus, eks ole. Ma tahan üliagressiivne olla, ma tahan müügis, näiteks ma olen mingi müükar, ma teen müügitöö vist on hea näide alates. Kõik, väga paljud inimesed tegelevad müügiga, et ma tahan selle diili ära close ida, ma tahan sinna kohtumisel minna nagu ülienesekindlalt äksi täis ja keskenduda ja nii edasi, mis see aitab fookust hoida? No sa tahad testosterooni kehast tõsta, siis ilmselt naistel on ka see vajalik. Nii, kuidas ma seda teen töökohal? Ehk et kui ma püsti ei hakka hüppama, aga see sama, et ja sa vaatad palju bossid istuvad ka niimoodi. Käed niimoodi, eriti kui sa nii paned, sirutad ennast ja reaalselt vaatad üles, sest et füsioloogia, kõik tunded, hormoonid tootakse enamalt kehas ja läbi füsioloogia on kõige kiirem tee oma emotsionaalse seisundi muutmiseks. Ja mis see asend teeb? Kui sa niimoodi piisavalt teed, lähed WC-sse enne seda mingi kohtumist kuskil päris kohtumine või kuskil lähed niimoodi sirutad reaalselt, sa pead nagu niimoodi rinnalihast venitama veits. 25% tõuseb testosteroon kehas selle liigutuse ajal. Kortisol, kas ma mäletan õigesti, läks 13% alla stressihormoon. Sellepärast need, kes juuksis käivad, neil ongi testotase nii kõrge. Kõik on alfad, vaata, kes juuksis käivad, siis venitavad kogu aeg ennast. Aga see on hetkeline kiir lahendus ehk et kõige kiirem meie mõtted tekitavad meie tunded. Ehk et siis meil on aju ja meil on see suur uitnärv, mis on soolestikuga seotud, soolestik on teine aju, tuleb mõte, hirmus, läheb mööda uitnärvi, soolestiku, toodetakse ärevus, stress valmis, paisatakse kehas laiali, üks tunne peab kestma 90 sekundit, mitte kauem. Ja siis see tunne ongi kõik päris ja ongi hirm ja nüüd on hirmus ja siis läheb signaal tagasi, aju hakkab ketrama stoorit juurde, lugu juurde jutustama. Aga seda saab murda, sellest saab välja tulla igaüks. Ja sellest välja, kuna tunde tekitas keha ja lõi keha füsioloogiliselt, siis ka läbi keha sa saad kiiremini sealt välja. Sellepärast töötavad naeruteraapiad, kõik need liigutamised asjad on ju. Okei, ühesõnaga, et ma teen mingid kehalisi harjutusi, et siis see aitab testot tõsta ja ma olen siis stressi maandada. Ja sa tuled, kui sa räägid müügitööst, sa lähedki. Sa oled nagu, on ju. Nii, nüüd ma panen ennast kandidaadi kingadesse, istun seal niimoodi ootejärjekorras, lossis on ja siis tahan tööintervjuule minna, mis ma tegema pean. Ehk et sa jälle nii hästi, kuidas sa annab mulle sisendit, kuidas sa kehakeel ja kuidas sa mainid seda. Ehk et oleks mul see nutiseada, aga no tavaliselt ilmselt nad istuvad seal nutiseadmes. Aino. Ja, sest jumalast, et üksteisega rääkima peaks. No isegi kui sa üksi istud seal, sa pigem rullid, mitte ei vaatad lakke. Nii, siin on kaardin, ma ütlen, siin on kaardin ja kaardina taga on nüüd masenduses inimene. Kuidas ta oma õlgu hoiab, kas sirgelt taga või ees? No pigem vist lössis. Lössis on ju. Kas ta vaatab üles või alla? No alla. Alla on ju. Ehk sama, et ja siis kas ta räägib valju või kõva häälega, valju või vaikse häälega? Hääl on puhtaks köhimad. On ju. Aga kui me teame, et keha toodab tunde ja keha asend reaalselt see annab signaali ajule, mis olukord on, sest kehas on, nagu meil on mälestused emotsioonidest, tunnetest. Ja siis ta istub seal nutiseadmes ja paljud nutisead ongi vaatan allole, nii ma töötan enda vastu. Siis köhid selle hääle puhtaks samamoodi sirutad, on ju. Aga veel töökeskkonnas, milliseid selliseid hormoone me peaksime veel töökeskkonnas, ma ei tea, tootma, et vähem stressis olla ja tööl produktiivsemad olla? See sõltub nüüd ametist. Dopamin väga hea, on ju, see saavutus. Et selle ajendil me tegutseme. Ja
on hirmust motiveeritud inimesed, aga hirm ei ole jätkusuudlik. Ütleme, parima saavutuse jaoks oleks hea, kui 30% seda kortisoli ja 70% dopamiini, siis me saavutame kõige paremini. Ehk dopamiin. Nüüd näiteks, kui on koosolek tulemas või müügitöös, siis ütlesid, või ka see sama, kes siis läheb see kandidaat intervjuule, on ju. Tal oleks vaja oksütotsiini ehk lähedushormooni oma kehas vallandada. Sellepärast, et ma võin siin istuda, mõelda, saata heatahtlikke mõtteid su suunas, siis me juba connectime, ühendume paremini, on ju. Noh, mul on seda võib-olla vahest, hästi kui ma olen õppinud, mida ma olen õppinud, ja naisena on lihtsam olla siuke õrnem ja avatum võib-olla, on ju. Kui 2 meest kokku saavad, siis on keerulisem. Mis siis teha? Et reaalselt sa koosolekul mõjuksid paremini teisele inimesele, et see suhtlus ja kõik voolaks paremini. Nüüd on see wait for it. Ennem seda 1-2 minut vaatad sa nunnusid kiisu videosid YouTube'ist. Või kui sul on lapsed, siis sa vaatad oma lastest mingeid armsaid videosid ja siis lähed koosolekule. Sa lähed hästi teises olekus sinna. Me ei räägi ainult nagu ajus on täiesti teised, sa oled ressursi rohkem, sul on parem verevarustus, sul on see oksütotsiin kehas, sa suudab paremini koostööd teha. Okei. Ehk siis, et kui mul on lapse pilt telefoni taustapildiks, siis võiks korra vaadata enne, kui ma sisse hüppan kuskile. Aga et sa tuled siis tõesti hetke ja meenutad, et ta on armas ja selle hea tunde. Tuled nagu mõttega selle asja juurde, lihtsalt mitte ei vaata. Okei, aga kuidas see aitab siis? Et see nagu kuidagi inimesed tunnetavad seda? Sa ilmud soojemana kohale. Meil on esiteks meil on peegelneuronid, meie ajud suhtlevad oma vahel, me peegeldame üksteist. Me võtame sarnaseid keha asendeid, see on juba automaatne. Lisaks on selline asi nagu kameeleoni efekt olemas. See on see, kui sa kellegagi piisavalt kaua aega veedad, sa hakkad rääkima sarnaselt, on ju matkid. Ja sa juhid tegelikult olukorda siis ja vestlust ja sa lood selle ühenduse paremini. Meie närvisüsteemid suhtlevad ka. Ehk kui sa oled siuke nunnu rohkem ja seda nagu armastust täis tegelikult, siis sa ühendud teisega paremini ja teine tajub seda, mida me tajume üksteist ruumis. Nii et kui mu ülemus on ikka täielik nagu jobu on ja siis ma võiksin talle Slackis või kuskil Messengeris mingi kassi meemi saata. Ei, äkki läheb pehmemaks või? Nüüd on see, võime sinna kavatsuse juurde tagasi, on ju, et kui sa niimoodi saadad, see võib siukse sarkasmina mõjuda veits, on ju. Aga oma kolleegil ikka võib ju, siis äkki tema tuju läheb rõõmsamaks tänu sellele. Ja kui seal on positiivne suhe seal taga muidugi, kui sa midagi armast head saadad. Et see peab isegi võib-olla seda teooriat seal taga siis selgitama talle, aga... No mina olen hommikuti hästi selline pahur. Selline nagu mul läheb ikka aega, et ma käima saaksin, et ma võin nagu pomiseda tere kõigile nagu hommikul, aga ma tahaks nagu korraks omaette tööl olla. Ma ei lähe kontorisse kohe mingi tere, kuidas teil läheb? Et kas see võib ka mingit tööstressi teistel siis tekitada? Nad vaatavad, et mina olen selline nagu negatiivse vaibiga või? No kas sa oled iga päev hommikust õhtuni niimoodi? Ei ole. No siis ei ju. Sa ise, tegelikult see on see üks minu põhilise ülesandega tuua inimene tagasi ise endasse, et ta ennast usaldaks. Ehk tegelikult sa tunned ära ja sa kuulad ennast üha rohkem nagu usaldad ju, kas see tegelikult on hästi või ei ole, kas ma peaks midagi ütlema või tegema teisiti. Eks sa võid tegelikult nagu igast nippe kuulata, testida, proovida, katsetada, aga kõik olema see, mis on nagu pikas plaanis oled või nagu mitte nagu need üksikud momendid, vaid siis see, kuidas sa nagu igapäevaselt käitud inimestega, kuidas sa ise endaga käitud. Ja sa ütlesid nii hästi jälle käitud, ehk et me pole midagi teha, me käime koolis, on ju. Meid on õpetatud headeks infoomistajateks ja see on meie turvatsoon, et me arvame, et me jääme ellu, kui me rohkem õpime ja infot peale saame, on ju. Aga tegelikult, kui me tahame tulemust või midagi teisiti, siis meil ei ole puudu teadmistest. Inimesed ei tee seda, mida nad teavad. Et nad peaks või saaks teha, on ju. Okei, aga ikkagi ma saan lõpuks aru sellest, et sa ütled, et need füüsilised või füsioloogilised eeldused või nagu need asjad, mis ma endaga tegema pean, et need aitavad, et inimesed tihti kipuvad tegema nii, et kui läheb tööl nagu raskemaks, nad jätavad trennid ära. Et ma saan sinu jutust aru, et see ikkagi vastupidi peaksid käituma, et see tundub, et trenn on nagu lisakohustus, koormus, et sa peaksid selle ikkagi võtma siis, et siis nagu tööstressist paremini vabaks saada, on nii või? Ja mul on, minu õpetajad on siis ka rääkinud seda, et on ju, on raske päev, on ju, siis lähed sinna diivanile, võtad selle õltsi, on ju, libistad seda õlut seal vaikselt ja siis oled seal vedeled, on ju, mõtled, et lõõgastud. Ta on nagu ajutine hävitav lahendus tegelikult ikkagi, et täpselt see, et kui me tahame oma füsioloogiaga kooskõlas olla, siis ma ei lähe istu, kui mul on raske. Einstein vist kunagi juba ütles, et vaimne ja füüsiline koormus võiksid olla tasakaalus. Ehk mida rohkem stressi ja sellist vaimset koormus sul ka tööl on, siis seda olulisem on see, et sa liigud värskes õhus, oled looduses, on ju. Liigud mitte, sest kui sa lähed diivanile, istud seal tagumik tuim, aju tuim
ja alkohol hävitab ajurakke, pole midagi teha, on ju. Ta toimib, aga ta toimib, sest ta lülitab selle otsmiku sagara tööd veits välja, aga ta hävitab samal ajal aju. Ja alkoholi mõju üleüldiselt järgmine päev, sa ärkad pahurana, vedeliku puudus, sa ei maga hästi, eks ole. Et see vist tähendab, et pigem alkoholi mitte ja. Pigem mitte. Kas väike lonks veini punast räägitakse ju, et peaks toimima, kas see võib aidata? Ta ei aita kindlasti. Ehk et miks ta on räägitud siis, et ta toimib, on see, et jah, seal on ju neid mingeid aineid, mis on kasulikud, nagu antioksüdandid või midagi. Aga ma võin neid mujalt saada, ma võin mustikaid süüa, mustikaid. Ma ei pea seda alkoholi sinna juurde võtma. See tõesti ei. Nii et kõik eelmise generatsiooni inimesed, kes tööstressi tunnevad, see võib olla hoopis nende see salajane alkoholism, mis seda põhjustab, jah? Ja sellepärast, et ta mõjutab soolestikus jälle kõiki neid õnnehormoone on vähem, on ju. Karuteene ise endale tegelikult. Aga me oleme harjumuslikud olendid ja ajutiselt ta toimib ja inimesel ongi raske looduda. Okei. See on hea point, jah. Ma võib-olla olen liiga karm, aga nagu väga paljud ütlevad, et see nagu see läbipõlemine ja stress ongi, et nagu see vanematel inimestel on ka, noored küll räägivad sellest sõnakõlksust, on ju küll, aga eelmise generatsiooni inimesed on need, kes on kõige rohkem läbi põlenud, on ja kui vaatad mingid uuringutes ka see vanuseline teema, et ei ole ainult nutiajastu probleem, vaid on ka probleem, on ju alkohol, see liikumisharjumused, toitumisharjumused, kõik see nagu on see, mis mängib rolli, on ju. Mis sa ajutreenerina nagu näed, mis veel mingisuguseid asju, ma ei tea, milliste muredega inimesed tulevad nagu? Kui nagu tööstressist rääkida või et kas keegi tuleb sinu ja ütleb, et et ma tahaksin olla 110% produktiivne? Et kas sa ütled talle, et see on tervislik või sa pigem 110 muidugi on tervislik ja need väiksed harjumused on James Cleary hea raamat, see aatomharjumused vist, harjumused on eesti keeles on ju. Tullakse nii, siis tullakse, üks asi on jah, et tahaks tulemusi parendada, on ju. Siis on see, et tihti lugu just naisterahvastel on kolleegidega suhted on probleem. Ehk see, et mis mina piltikaga on, mis must arvatakse, see tekitab päris palju stressi. Ja siis, aga kuhu see kõik taandub? No ma olen lihtsustanud asja niimoodi, et mina liigitan aju tarkvara ja raudvara. Ehk raudvara on see füsioloogia, see on superarvuti meil. Võtame niimoodi, et kui sul raudvara on, sa magad, sa toitud, õigesti sa oled piisavalt vett, on ju, just kui mingid keha on terve, terves kehast terve aju, ütleks siis nii, on ju. Kui see on nagu okei, siis teine asi, see tarkvara on siis meie mõtted ja nende kvaliteet. Aga jah, mõtted, ütleme see teadlikud, me suudame mingi 20-30 mõtet sekundis hea aju lasta, on ju, endal piltide või sõdadena läbi. Aga alateadus paneb sulle mingi 11 miljonit mõtet sekundis, sa ei püüagi kinni seda, siis sul on mingi tunne kehas valmis, on ju. Et seda siis hakata sellega tööd tegema. Kas mis see levinud haiguse nimi ATH näiteks täna, mida nagu diagnoositakse üli paljudel, et kas see nagu võib olla, et meil on lihtsalt see niikuinii inimestel see on, et mingis nagu mingi levelini see ATH siis on, nagu sa ütlesid, et 1000 mõtet, 10 000 mõtet kogu aeg jooksevad, et kas me lihtsalt oleme nii teadlikuks muutunud, et me nagu märkame neid rohkem või meil on liiga palju aega mõelda äkki, sest et tööl, ma ei tea, räägime küll, et töökoormus on tõusnud, aga tegelikult ju AI aitab meil rohkem tööd ära teha, mis tähendab seda, et me oleme produktiivsemad, jõuame oma asjad kiiremini tehtud näiteks ja et mõtleme liiga palju. See, mida me mõtleme ja kui kvaliteetselt mõtleme. Ehk mõtlemine on täiesti oskus, mida tuleb arendada, süvitsi mõtlemine. Ja tänapäeva meie maailm ei võimalda seda süvitsi mõtlemist enam niimoodi. Ehk siis me võimegi seda ATH-ks nimetada. On niisugune nii-öelda liba ATH ka, mis tekibki siis täiesti terve inimene, kui ta seal nutiseadmes piisavalt kaua scrollib. Lihtsalt see kaadrite vahetus, infovahetus, et sa ei jõua süvitsi oma mõtet lõpuni mõelda. Ja aju on organ, mida tuleb treenida. Kui me ei treeni seda mõtlemist ja infot on üha rohkem, tempo läheb maailmas kiiremaks, ootused kasvavad ja siis ongi niisugune mulje, et seda kõike nii palju, siis tekib see overwhelm ja neid mõtteid ongi palju, mitte et oleks üks ja pikk ja hea mõte, on ju, vaid et vahelduvad ja seda, see on siis see rumination ja kõik see on meie kuklas. Ja siis ongi, me ei suudagi, me oleme paralüüsis, me ei suuda keskenduda, on ju, see on niisugune kompott. Ja jood veel 5 tassi kohvi ka otsa sinna. Ja. Aga ATH, siis kui mina olen vähemalt õppinud, on 7 eri liiki. Et see sõltub nüüd. Kas tööandjad peaksid nagu mures olema?
ATH pärast, et või nagu kas tööandjad peaksid nagu teadma, et sinu töötajal on ATH nagu, et kas see ei ole ainult halb, ei ole, nagu ma ikka lähen siin tagasi, nagu yin ja yang ei ole head ja halba, on ju. Et kõigil on mingi hea ja mingit eesmärki täidab, mingit mitte, on ju. Üldiselt inimesed, kellel on ATH, neil on loovusest ja kõrge, nad on väga head loomeinimesed. Ideede generaatorid hästi head. Nad ei suuda süvitsi analüütilist vigade märkamistööd näiteks teha. Paljud juhid on ATH-ga tegelikult visionäärid. Ehk et kõik sõltub, mis on siis see eesmärk ja kas elukvaliteet vastab sellele, mis sa tahad, on ju. Kas juhid peaksid muretsema? Noh, kui töö tulemuslikkus langeb ja siis küsida, et kas on midagi teha, kas inimene on õigel ametikohal ka, on ju. ATH, üks asi on ta võib olla keskkonna poolt mõjutatud, nagu telefonid või halvad toitumist, suhkur võimendab seda. Suhkur ajus ei soovita. Ja suhkur ei ole mitte ainult nagu sõna otseses mõttes suhkur ja kommid, vaid see on nagu kiired süsivesikud. Saada krõpsudest. Ja kartul, nisujahu. See võimendab, kellel on ATH, see võimendab seda. Aga no, kes on ka saanud väga korraliku peatrauma, on ju, otsmikusagar on seotud ATH-ga, ehk see analüütiline osa ei ole nii osav siis enam. Seal võib ka füsioloogiline niisugune olla, et verevarustus on häiritud, on ju. Et selles suhtes ta ei ole nagu, et noh. No võib olla erinevaid põhjuseid, ma saan aru, mis on nagu Okei, aga kui sa oled nüüd töötaja, sa tunned, et sul on tööstress ja nii edasi, kuidas võtta see nagu julgus ja tööandjale sellest rääkida ja kas sa peaksid üldse rääkima? Noh, ütleme, et sul ei ole kohustus rääkida, eks ole, aga et kuidas sina soovitaksid nagu, et enda vaimset tervist hoida ja nagu sellest nagu tööstressist välja tulla? No lisaks mingi vidinate kasutamisele, mingitele toitumisharjumustele, jooksmis või see liikumisharjumustele, et mida veel nagu, noh, et võimalikult pehmelt serveerida, et sa ise terveks jääksid, kui sa seda serveerid. Nagu... Kindlasti mitte jääda üksi sellega. Sest et see on see hullumeelsuse definitsioon, et me üritame mõelda ennast välja olukorrast, kuhu me ennast sisse mõtlesime, on ju. Et on vaja seda teist inimest kui põrkelauda. Ma võib-olla ennetaks, ma läheks ikkagi professionaali juurde võib-olla kõigepealt. Või kui sul on tõesti, sa tead, et on inimene, keda sa usaldad, kes on ise heatahtlik sinu suhtes, on ju, ja austab sind ja võib-olla ka oma elus on siis õiges kohas nii-öelda, õiges kohas vastavalt siis mingitele kriteeriumitele. Et tema jutule minna, et ennem nagu endast välja see rääkida, saada see teadlikkus ja ikkagi planeerida need sammud läbi, et kui sa lähed juhile ütlema, on ju. Et sest muidu see võib ju vaata mingit hirmu tekitada, et see on nagu tööstressi allikas on see hirm on ja siis see hirm on, et tööandja saab teada, et sa oled praegu vähem produktiivne ja sa ei julge talle öelda, et sa oled selle pärast ette. Aga siis sa lähed ja suhtled ikkagi psühholoogiga, saad tööriistad ja võib-olla ta aitab sul läbi mõelda või siis kellega iganes sa mõtled koos läbi need sammud, miks ja kuidas, sest vastasel juhul, mis minu loogika on, kui ma lähen nüüd juhi juurde, ütlen, et mul on stress, on ju. Aga et kas siis tema mõtleb need lahendused välja, on ju, kes siis jagatud vastutus, me tuleme sinna tagasi, on ju. Et kas sa suudad, sõltub nüüd täielikult inimesest, kas ta suudab dialoogi pidada, konstruktiivselt vestelda, siis öelda, et näed, nagu see mul see näide oli üks tuttav, on ju, et mul on need asjad vaja teha, minu aeg ja võimekus on piiratud, nüüd tõsta mu prioriteedid ümber, palun, on ju. Aga kes ei julge piire seada ja niimoodi, siis tal oleks hea minna ette valmistunult, et ikkagi sammudega, et öelda, mul on võib-olla stress, aga ma näen, et lahendused oleks sellised. Mis sa arvad? No vot siis, iga hea asi saab kord otsa. Nüüd meie podcasti aeg on ka otsa saamas. No ühesõnaga see Neurovisor oli nagu selline nagu algatus või selline ajend, mis nagu pani mind mõtlema korra selle peale, et tööstress on päris nagu levinud on ja meil on alternatiivseid asju, meil on nagu asju, mis on nagu, ma ei tea, common sense on ja iga inimene saab endale ise valida, et kas ta kasutab mingit valgusteraapiat või ta võtab kätte enda toitumised ja asjad ja tegelikult need kõik kombineerituna ilmselt toimivad kõige paremini. Just. Aga mis sa ütleksid veel nagu ühele inimesele, et lõpetuseks siia, et ütleme 3 asja, mille peale mõelda, et siis enda tööstressi vähendada kohe täna ja praegu? Ära ole üksi. Me oleme sotsiaalsed olendid, ikkagi leia oma inimesed, kellega suhelda igapäevaselt. Tea, mida sa tahad. Sest et aju on ennustusmasin, mis liigub sinu seatud eesmärkide suunas. Mõtle läbi, mis sa elult tahad üldse ise endalt. Et sa tead. Sest muidu oled sa nagu laev tormisel merel ja hoolitse oma füüsilise tervise ehk värske õhk, puhas toit, liikumine, vesi.
ja siis on juba edusammud päris head tagatud. Nii, ja Eveli, kui nüüd kuulajad tunnevad, et nad tahaksid ajutervise trenni saada, siis lehekülg oli aju.ee, eks ole, sealt saab. Kas sa saad nagu, sa oledki selline ajutreener, et ma tulen ja ütlen, hakkama ajutreeneriks ja nii saabki või? Ma Eesti turul nüüd olen tagasi alates sellest aastast, vaikselt toimetan, et ajutervis on see bränd, mul on tasuta webinarid, ütleme siis Raudvara tarkvaomad, mida saad inimesed vaadata, sealt natukene inspiratsiooni mõtteid on ju. On mõned koolitused, hetkel ma olen ettevõtetes koolitusi käinud tegemas, aga on üks ühele coachingut ka, aga samamoodi minu aeg on piiratud, ma sain oma õppetunni läbipõlemisega, nii et ütleme see üks ühele, see on siuke praegu valitum pigem, et kellega kuidas on ju. Nii et põhimõtteliselt tegelikult sa pakud koolitusi ka, et kui kellelgi väga see episood meeldis ja tahaks süvitsi minna mingi teemaga oma ettevõttes sees on ja miks mitte rääkida ka Neurovisorist, siis tegelikult sa oled käpp. Ma olen mitmes Eesti ettevõttes käinud juba ajutervist koolitamas nüüd ja. No võt siis, aga aitäh sulle, et sa siia aitäh sulle, Karl. Ja kõikidele kuulajatele likeige, share'ige ja kommenteerige. Jagage seda näiteks ühe inimesega, kellel võib sellest abi olla, kes siis väga stressis või võiks oma stressitaset natukene vähemaks võtta. Nii et juba järgmise korrani ja jälle. Kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea, nii hea.